Tšau kõikidele kaksikutele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ja vaatame siis üle, mis siin kaksikule on tulemas mai esimeses pooles suhetes ja armastuses. Mis on siin kaksikule tulemas ja väga kiiresti tulid need kaardid siin välja. Muidugi jätame need nüüd siia lõpupoole ja võtame need kaardid, mis alguses kohe tulid. Okei, võib-olla esimesena annaksin ma välja siin kaksikule selle karikate 7. See on mitmete võimaluste ja valikute kaart, ka suurte ootuste ja lootuste kaart, aga kindlasti see kaart nagu hoiatab ka, et kõik võimalused või pakkumised, mis teie suunas tulevad, ei pruugi nagu head olla. Ja ta soovitab siis teha selle hoolika nagu valiku ja ta on mingis mõttes ka siuke nagu mineviku tsükli vältimise kaart. Et kui te mineviku tsüklil tegite siis mingi siukse vea enda valikus, siis see kaart nüüd ütlebki, et tehke seekord parem valik, et mitte korrata mingit vana tsüklit. Ehk siis liigselt mitte kiirustada. Samas teise kaardina on siin tulemas välja ka sauade 2. Kahed muidugi on valikuvõimaluse kaardid. Kui valikuvõimalust on hea. Aga sauade 2 on rohkem siuke nagu valiku ära tegemise kaart. Et väga võimalik, et te võtate vastu mingi otsuse või teete ära mingi valiku. Ja see võib olla ka siuke mingi reisimise, asukoha muutmise või kolimise kaart. Et siin on gloobus ja reisibuss. Muidugi võib see tähendada ka kellegi jaoks mingit pikemat vahemaad või mingit netisuhtlust või midagi taolist. Aga keegi on siin vastu võtmas mingit otsust või tegemas ära mingit valikut. Ja algab sealt mingi uus teekond, sest sauad on aktiivsed, loovad ja kirlikud ja see aktiivsus näitab siin sellist tegutsemist. Et võib-olla siis, kui see on teie enda energiat, kui te siin tegutsete, siis on siin mingid uued võimalused ka teie poole tulemas. Ja kolmanda kaardina on siin väljas ka siis õigluse kaart. Ja õigluse kaart soovitab enne kõik olla aus ja õiglane iseendaga ja siis ka teistega. Ja läbi sellega siis universum saadab teile mingeid positiivseid tulemusi ja lahendusi. Ütleme niimoodi, et ta on ka selline kaart, mis võib tähendada mingeid positiivseid uudiseid või avastusi. Ja ta võib ka öelda nagu seda, et kui te mineviku olukorras jäite nagu kuskil kannatanuks, siis tegelikult see kaart ütleb, et kannatanu tuleb olukorrast välja võitjana. Et ma ei tea, mis olukorrad teil siin minevikus võisid olla, igal juhul karikate 7 ütles, et siin oli mingi negatiivne nagu tsükkel, aga tundub, et lõppkokkuvõttes teie väljute või olete väljunud või peatselt väljute või mis iganes, et võitjana, et võimalusi on ja energia ei ole üldse halb. Ja teist rida selle peale alustab kaksikutel kohe mõõkad äss. Ja esimene äss siis tänases lugemises on välja tulnud. Nüüd mõõkad äss, see on hästi hea siuke nagu selguste ja lahenduste kaart. Et kui mingites olukordades teil ei ole olnud siin nagu vastuseid, siis tegelikult see kaart peaks vastused ja lahendused nendesse olukordadesse tooma. See on ka siuke illusioonidest vabanemise kaart, et kui siin mineviku tsüklil olid mingid illusioonid või valed või midagi siukest, siis justkui enam need teid petta ei saa. Ja kui siin keegi isegi üritab, siis peaks need asjad välja tulema. Muidugi mõõkad äss on nüüd hästi hea siuke edukas ja võidukas kaart. Ja eriti tähendab ta edukaid uusi mingeid algusi. Nii et kaksikuid, kui te olete mõelnud midagi nagu proovida või millegiga nagu alustada, siis igal juhul ma soovitaks proovida, sest mõõkad äss võibki öelda, et mingi uus asi, mida te proovite, võib siis hästi kiiresti arenema hakata. Ma ei tea, kas on mingi tööalane asi, sõprussidemete teema või siis mingi romantiline side või suhe, aga igal juhul ootaksin kindlasti siin kaksikutele arengut. Vau, ja nüüd eelviimase kaardina tuleb siit välja ka veel müntide kuningas. Müntide kuningas on hästi stabiilne, turvaline isik, näitab võib-olla ka siukest usaldusväärsust, leidlikkust või loovust, see on ka siuke hoolivuse kaart, aga kindlasti ikkagi siuke materiaalne ja hea õnne energia ka, et kas te võite ise saavutada või olete saavutanud siukse stabiilse kindluse või siis tegemist on kuninga meesenergia kaardiga, samas meesenergiat on nii meesterahvastel kui naisterahvastel, et see võib olla mõlema sugupoole kaart. Et kui te tunnete ennast selles energias ära, siis te olete ise kas saavutanud või saavutamas seda energiat, aga kindlasti võib ka olla siuke viljaka või rikkaliku austaja või partneri siis energiakaart. Igal juhul see stabiilsus ja turvalisus või kindlustunne on selle kaardi juhul hästi siuke tähtis. Aga nüüd viimase kaardina on siit kaksikutele välja võtta veel mõõkade 4. Et ainukene siuke
või no mitte ainuke, karikate 7 on ka natukene niisugune kahe vahel olev kaart, et ei ole ta nii positiivne ega ka negatiivne, et mõõkade 4 on ka, ta natukene näitab negatiivse poole pealt niisugust ärevust või stressi, aga mõõkade 4 ütlebki siis kaksikutele seda, et võib-olla peaks natukene rohkem puhkama või peaks natukene rohkem pühendama aega iseendale, ehk siis võib-olla te olete teistele inimestele nagu liiga palju enda energiat välja andnud ja nüüd ongi vaja siis aeg maha võtta ja pühendada seda aega iseendale ja tegelikult see kaart ütleb ka, et läbi nende endale pühendatud momentide saate te vabaneda mingitest negatiivsetest hirmudest. Et noh, siin on see hirm ja ärevus selles kaardis, aga ta ütleb, et kui te tegelete rohkem iseendaga, siis te suudate sellest nagu vabaneda. Et igal juhul kokkuvõttes on siin lugemises kaksikul ikkagi positiivne energia ja noh, tuli esimene äss ka välja, et pigem ootaksin kaksikutele siukseid võidukaid ja edukaid lahendusi ükskõik millistes suhetes. Kaksikud. See oli siis selleks korraks teie video, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.